Mina olen Terje Korberg, Bluebeam müügikonsultant ja mind abistab täna Eva Lomp, kes on ASC ja BIM lahenduste konsultant. Arukad süsteemid on Bluebeam Silver partner ja täna tutvustame teile Revu20 uuendusi, millest kõige viimased täiendused tulid välja märtsis. Tänased webinari teemad on: tutvustan teile natukene Arukad süsteemid ja Bluebeam ettevõtet, räägin teile Revu20 uuendustest, seejärel esitab Eva teile Revu20 demo, kus näitab siis uusi funktsioone tarkvaras. Ja lõpetuseks näitan teile tarkvaratoe ja koolituste võimalusi. Ja lõpus on teil võimalus esitada ka küsimusi. Kui tekib küsimusi webinari ajal, saate kirjutada need chatti. Alustame siis. Arukad süsteemid aitab klientidel muuta kiiremaks nende taristuste planeerimist, projekteerimist ning ehitusprojektide kulgu. Ja just Bluebeam on üks nendest tarkvaradest, mis seda aitab. Peamine eesmärk on meil klientidele leida just sobiv tarkvaralahendus ja sinna juurde pakume ka koolitust ning konsultatsiooni. Kõik meie koolitajad on sertifitseeritud ja Arukad koolituskeskus on sertifitseeritud ja ka Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Bluebeam on ülemaailmne tehnoloogiaettevõte. Ehitusvaldkonna kasvades on kasvanud ka Bluebeam. Nad on avanud oma täiendavad esindused ka Euroopa linnades, Stockholmis, Londonis, Münchenis ja Kopenhaagenis. Alates 2002 aastast on neil juba üle 2 miljoni kasutaja üle 130 riigis, kes siis kasutab Bluebeami lahendust, et maksimeerida oma tootlikkust, parandada projektide prognoositavust ja minimeerida riske. Revu aitab neil meeskondadel lihtsustada ka keerukaid ülesandeid ja teha reaalajas koostööd, et projektid püsiks graafikus ja eelarve piirides. Bluebeami tootearendus on kliendikeskne, ehk siis nad just loovad säästlikke ja kasutajakogemusi arvestades lahendusi, mis aitab aega ja raha säästa. Bluebeam Revu tarkvaralahendus on PDF-ide muutmiseks, loomiseks ja märkuste tegemuseks ning annab koostööks just vajaliku tehnoloogia. Bluebeam Revu20 eesmärk on aidata arhitektidel, inseneridel ja ehitusspetsialistidel parandada projektide tõhusust ja koostööd. Uues versioonis on suurem paindlikkus ja kontroll. Kasutajate ja sisuhalduse täiendused võimaldavad sujuvamat suhtlust. Lisaks tehti uuendusi, mille eesmärk on just parandada täpsust ja aega kokku hoida. Studio Project annab pilves lihtsalt dokumendihaldussüsteemi. Rakendusega Project saate üles laadida PDF-faile ja muid failitüüpe. Seejärel kutsuda kogu maailma projektipartnerid neid faile üle vaatama ja muutma kõikjalt. Lisaks näete kõiki Studio Projecte nüüd oma Bluebeam tarkvaras ja te ei pea enam otsima kutseid e-mailidest. Need on kõik nähtavad juba Bluebeamis sees. Ja lisaks näete sealt ära ka, kes on liitunud teie projektidega ja saate vajadusel korduvkutsed. Bluebeam on täiustanud ka märgistus- ja mõõtmisvahendeid, et just tõhustada suhtlust. Nad on projektiandmete paremaks haldamiseks täiustanud ka märgistuste loendit. Nüüd saab hallata ja vaadata märgiseid otsingu ja filtritööriistade abil ning luua kohandatud märgiseid, et veel paremini neid jälgida. Kõige uuemad uuendused 20.1 ja 20.2 lisati näiteks SharePoint tugi, et te saaksite avada salvestatud PDF-failid igas veebibrauseris. Lisaks lisati võimalus jälgida paremini kommentaare, mis lisatakse. Teile tuleb teade Bluebeami ja pealklõpsates lähete otse markup listi olevate vastuste juurde.
väga hea täiendus on ka Apply to Page, mis võimaldab märgistusi rakendada kohandatud lehekülgedel, näiteks paarislehed või paaritud lehed, maastiku või portreelehed. Minu poolt on hetkel kõik. Nüüd näitab Eeva teile, kuidas need uuendused toimivad ka tarkvaras sees. Sõna sulle, Eeva. Ja, tervitus ka minu poolt. Panen kohe omal Revu 20 versiooni lahti ja alustan siis väikse demoga, mis siin uuendustest kõige olulisemad on. Kõigepealt mainiksin sellist asja, et üks ülioluline ja selline väga märkimisväärne võimalus Bluebeami tarkvara sees on Bluebeam Studio. Mul on ta siin parempool pool lahti, Bluebeam Studio ikoon on ta selline. Kes teab, kes ei tea, siis ühesõnaga Studio lühidalt kokkuvõttes on selline platvorm, mille kaudu on võimalik Bluebeam tarkvara sees jagada faile, teha koostööd, teha siis projektipõhiselt koostööd või siis ka nagu, et on suur projekt ja siis iga mingi päevased või iganädalased koosolekud on organiseeritud siis selle Bluebeami Studio kaudu. Ja just siis, et vastavalt siis ehitusdokumentatsioonile, eks ole, et kogu see kaustade süsteem on võimalik see Studio sisse nii-öelda üles ehitada, et ei kasutata Dropboxi või mis iganes muud lahendused on praegu sul erinevad tarkvara pluginad on olemas, aga lihtsalt üks võimalus, et Studio kaudu. Nii et ma võtsin selle Studio siin lahti praegu ja loon praegu siia ühe uue projekti. Ma panen talle lihtsalt tänase pealkirja. Nii, siis mul tekkis siia, eks ole, uus projekt ja mida ma tahan teha on siis praegu see, et ma panen sellele webinarile projekti sisse, loon uue sessiooni. Sessiooni nimetus, ma panen lihtsalt praegu tänase kuupäevaga ja panen siia sessiooni sisse siis ühe dokumendi. Panen lihtsalt ühe PDF dokumendi, siia on võimalik üles laadida erinevas failiformaadis faile, et ei ole selle piiratud ainult PDF-idega. Kuigi ütleme, Bluebeam iseenesest on PDF tarkvara, eks ole, et me ei hakka siin, ma ei tea, DVG-sid välja andma, vaid me anname siit välja PDF-e. Nii, ja siis kui mul olen sessiooni endale ära teinud, siis siia paremale poole, eks ole, tekkis mul, ma korra kiiresti kinni selle peale, ei tahtnud seda näha. Paremale poole siia tekkis mul nii-öelda see sessiooni selline ülevaade, eks ole, mis ma siit näen. Sessiooni number, siis attendees. Siin on siis väike uuendus, et on võimalik mul näha, kes on selle sessiooniga liitunud, joined, eks ole, Eeva Lomp, ja kes on mitte liitunud. Hetkel ma ei ole siia sessiooni nüüd mitte kedagi teist kutsunud. Mis ma tahan teha? Ma tahan siia juurde kutsuda inimesi, kellega ma tahan koostööd teha. Nüüd see on siis ka uuendatud osa kõik. On võimalik kutsuda siis läbi nii-öelda copy ja paste funktsiooni, eks ole, et sa ei pea siia trükkima ükshaaval neid sisse, nagu varasemalt võis olla. Aga nüüd, kui sul on mingisugune list e-mailidest, sa võid selle kopeerida kas või enda Outlookist või kus iganes kohast, eks ole, siis ma saan need kohe siia kõik koos kopeerida. Mis mina tahan teha, ma kutsun Terje siia sessiooni. Ja nüüd, kui ma siia Terje ära panin, eks ole, siis näete, mismoodi ta nüüd seda kuvab. Et varasemalt oli siin lihtsalt üks suur e-mailide joru ja seda ei olnud võimalik kuidagi hallata paremini, kui lihtsalt sa visuaalselt nägid e-maile. Aga nüüd on siin siis, kui ma kirjutan siia terje.korbed@arukäed, siis ta hakkab firmade kaupa, nii-öelda ettevõtete kaupa neid siis jaotama, et ala, kui ma panen siia
3 inimest Arukädist ja 5 inimest riserehitusest, siis ta need jaotabki täpselt nagu haldab neid paremini ja loeb kokku, mitu inimest mul on siia siis kokku kutsutud. Praegu meil on 1 ja panen invite. Annab teada, et on saatnud. Ja siis ma siin kohe näen, eks ole, et kes on mul saadetud see, aga ta ei ole veel liitunud. Ehk et kui nüüd mingi olukord on, et mul on vaja inimesi siia sessiooni sisse saada, ma tahan näha, et nad kõigil on see ligipääs olemas, siis ma saan siit kaudu lihtsasti ka meeldetuletuse saata, eks ole. Nüüd ma eeldan, et Terje ikkagi vaatab mingi aja tagant emaili, et ma ei pea talle pidevalt siia, eks ole, uuesti saatma seda. Ja siis ma lähen siit korraks selle alapoole, aga kui Terjel on jõudnud see email kätte, siis ta lihtsalt näitab korraks oma ekraani pealt, kuidas ta siis kuvab seda tarkvara sees, et nagu ta mainis oma slideshowski, et enam ei pea, eks ole, emaili seest otsima neid kutseid, vaid sul on võimalik võtta Bluebeam lahti, kui sa oled oma kontoga siia sisse logitud, siis siin tarkvara sees ta kohe annab sulle märku, et sind on kutsutud mingisse sessiooni või sind on kutsutud mingisse projekti. Ja siin on siis need dokumendid nähtaval, mis on selles konkreetses sessioonis nagu aktiivsed. Nii, Terje, kui sul on nüüd see kutse sinuni on jõudnud, siis sa võiksid korraks enda siis ekraani jagada. Ja, kohe. Vaatan. Ja siin allpool ma igav siis räägin, jääb meile kõik loetelu, mis selles sessioonis on keegi öelnud, teinud, kirjutanud, tähendab mitte siis öelnud selles mõttes, et kirjutanud kuskil üles selle siia faili, et teinud mingi märkuse, saatnud mingid notification'id ja kogu see nii-öelda tegevus, mis me siin teeme, siis salvestub. Nii. Minul on kutse käes. Kohe avan selle. Nii, kas sul on see Bluebeamis lahti või lihtsalt Bluebeam nagu lahti? Bluebeami mul just avas. Kohe login sisse, sest ta millegipärast tarkvaras mu kohe ei tahtnud näidata seda. Kohe, kui saan tarkvarasse sisse logitud, näitan oma ekraani. Kõike ma lihtsalt ütlen selle sessiooni kohta ka veel, et seda on võimalik siis ajaliselt nagu piirata, et kui kaua mingi sessioon kestab, eks ole. Ja lisaks kogu see nii-öelda salvestunud ajalugu, mis siin siis tehtud on, seda on võimalik siis hiljem välja eksportida ja ma ei tea, projektis kuskil tõendusmaterjalini kasutada või et lihtsalt see. Nii, näitan teile kohe oma Bluebeami. Nii, te peaks nägema nüüd minu ekraani. Aha, sa juba klikkisid ikkagi selle ära, mis ma tahtsin sulle näidata tegelikult. See ta tegi seda automaatselt. Aha, siis hetkel mul rohkem sulle näidata ei ole, et mis ma lihtsalt tahtsin näidata, et uuendusena on lihtsalt olnud ka see, et kui mina saadan kellegile kutse, siis tal on võimalik tarkvara seest seda siit samast näha ja ta näitabki kohe join ja klikkida peale siis sellele join nupule ja sellega ollakse siis sessiooni sisse tulnud. Minul ta joinis sellepärast ära, et ma vajustasin emaili see join. Juba, just. Ja, et ta ei lasta mul muud moodi teha. Ja, et kui. Aga muidu ta näitab tarkvaras sees siin siis. Just, et ta näitab not joined, et Terjet veel ei ole ja seal oli seal linnuk siis, et sa saaksid kohe tarkvaras sees ühesõnaga nagu nii mainitud, et ei pea emaili sees otsima.
Nüüd ma võtan siit lahti selle PDF-i. Annab mulle märku siin. Nii. Mis ma veel tahtsin näha tegelikult selle join ja not join kohta, et ma mainisin seda osalejate kohta. Sama teema on ka, kui ma siin üleval olen praegu sessioonis, sama teema on ka projektidel. Ehk et kui mind on kutsutud mingisse projekti, siis need hakkavad reastuma siin sees. Ja kui ma ei ole mingi projektiga liitunud, siis see on mul nähtaval siin või kui keegi ei ole liitunud minu projektiga ja ma saan seda nagu kergemini hallata siis, kui varasemalt sellist võimalust ei olnud. Ja hakkame siis siit edasi minna üheksõnaga. Stuudio iseenesest on väga võimas tööriist. Nüüd lihtsalt mõned sellised täiustused sinna juurde muudavad kasutuse mugavamaks. Nüüd märkuste lisamise uuendus. Mul on siin üks PDF lahti ja tahan siia lisada mingisugust märkust, näiteks märkus, mille nimi on siis see tekstiväli. Ütleme, ma nimetaksin seda viiteks. Tahan lisada siia mingisugust viidet. Ala, et siin on siin vannituba, eks ole. Näitan siia linnukesega ära. Ütleme seda, et alla siis, et võiks selle vannitoa sein, asukoha muutmine. Ütleme, et ma tahaks, et see sein jookseks edaspidi siit garderoobiga samal joonel. Mitte ta ei ole siis nagu niisuguses astmes. Eemaldada aste. Nii. Siis praegu ma lisasin sinna viitena. Teen ta natuke väiksemaks. Kui ma võtsin properties paneeli lahti, siis kogu see parempoolne osa, eks ole, mul on võimalik siin igasugust seadistusi teha ja ta ei pea üldsegist olema mul nagu nii suur. Nii, las ta siis praegu olla selline. Nüüd panin siia ühe viite, siis oletame, et ma tahaksin lisada siia veel teatud tüüpi viiteid. Olen siia tuba 1 või magamistuba panen lihtsalt praegu selleks viite nimeks. Nüüd selline täiustus on talle siis juurde tehtud, et kui sa lisad ühe viite mingisuguse, eks ole, noolega, siis parem klikk ja add leader on võimalik siis siia samamoodi juurde lisada teine nool sama viite tarbeks, et ei ole tarvis lisada 2 viidet, vaid on võimalik lisada nool juurde. Sealjuures varasemalt ta ei hüppanud nagu igale poole, eks ole, ma võin siin vasakule minna, paremale minna, üles minna, näitama seda noolt täpselt sinna, kus ma tahan. Varasemalt see oli rohkem piiratud. Ühesõnaga seda võimalust üldse ei olnudki. Ma võin siia lisada siis palju viiteid ma ise tahan, on ju. Ja sealjuures ka siis neid kustutada. Delete leader. Sarnane funktsionaalsus, aga oletame, et ma ei kasuta siis seda viite funktsiooni call out, vaid ma võtan lihtsalt textbox. Ma tahan siia panna, et märkus esik liiga väike, teeme suuremaks. Auto size. Ma tegin siia textboxi, eks ole. Nüüd parem klikk ja siia on võimalik siis juurde panna add leader ehk siis viitele on võimalik textboxi juurde panna ja
vastupidises samuti, et sisuliselt on siis olukord selline, et mul on võimalik konverteerida textbox'i viiteks ja viidet textbox'iks, kui ma võtan maha need nooleotsad. Ehk siis selline märkuste osas selline uuendus. Nüüd hüppan, tegelikult ma näitan korraks veel siit samast selle kaudu juba ära. Okei, mul on see PDF-i lisatud siis mingisugune märkus. Mina olen see märkuse tegija, et mina olen näiteks omanik, ma soovin, see esik oleks suuremaks projekteeritud. Siis nüüd, kes seda üle tuleb vaatama, temal on siis võimalik siia nii-öelda reply teha, nii-öelda vastuseks ole. Nagu ta seda reply'd sinna vajutab, siis ma korraks teen lahti, siin all on markup list. Ma ei tea, annab kinnituse näiteks, sobib. Teeme ära. Ja kui on tehtud märkusele reply, siis tal tekib visuaalne selline väike nupukene. Tõmban selle korraks maale. Kui ma selle nupukese peale klikin, siis ta aktiveerib mul kohe selle märkuse markup listis textbox ja temal on lisatud siis vastus. Ehk siis lihtsalt selline nii-öelda visuaalne viide juures, et on märkusele antud. Ja see tuli siis 20.1 abielühega vist. Jah, 20.1 uuendusega. Nii, lähen edasi. Hakkame mõõte vaatama. Teatud tüüpi uuendus on mõõtudele lisatud. Võtan korraks endal lahti layers. Võtan natuke vähemaks omal. Ühesõnaga, te näete, et mul on PDF, aga kõik layerid on siin ka, eks ole, olemas. Võtan natuke dimensions, ma ei võta maha. Structural grid võib ka jääda. Nii. Ja kui ma lisan mõõtu, measure, siis erinevad funktsioonid, mis siin olemas on, ma võtan näiteks, oletame, et ma ei tea nagu Bluebeamist väga palju midagi, ma võtan lihtsalt hakkan mõõtu lisama length. Tahan midagi ära mõõta siit, siis vaatame, mis see aken näiteks on. Siis esimene asi, mida mul on vajalik siin teha, kui ma võtan PDF-i ja hakkan mõõtma Bluebeami sees, on, et ma annan talle scale'i ära, et mis mõõtkavas ma siin mõõdistan. Ja see on ka nüüd üks uuendustest, et mul on võimalik kasutada siis mitut mõõtkava dokumendi raames ja samas ka luua siis enda mõõtkava. Nii updates to scale below will apply only new measurements you create. Okay. Nii 1600 millimeetrit. No, kus ma siis tean, et mul see üks sajal oli, on lihtsalt praegu siin, et mul on PDF olemas on ja sellel on mulle öeldud, et siin on üks sajale. Kui ma ei tea, et mis mõõtkavas see joonis on, et pole kuskile otseselt kirjutatud, siis selliselt mul on ikkagi tarvis mingit mõõtu, mille abil ma saan oma mõõtkava siin PDF-is peale paika panna. Et ma pean lihtsalt teadma, et see aken on 3600 või see aken on 1600 ja siis ma saan sisse trükkida. Et see mõõt, mis ma ütleme, sarnane funktsionaalsus nagu AutoCADis. Lisaks, kui ma mõõdistan, vajan siia ka korraks uue mõõdu peale, siis paremal pool tekib selline nii-öelda reaalajas mõõdu kuvamise aken. Panen korraks siia ühe pindala ka peale. Selle sama.
siis samamoodi, eks ole, siin pindala ja perimeeter ja kõik need asjad, mis siin kuvatakse, on reaalajas mul nähtavad, et kui palju siin on. Nüüd uuendusena on siis sees selline funktsionaalsus, et kui ma lisan mingi mõõdu, siis mõõdu joone tüüpi on võimalik mul muuta. Teen korra selle 600 mõõdu aktiivseks, lähen properties paneeli peale, siin paremal pool length measurement properties ja siis style, joone tüüp. Varasemalt on olnud lihtsalt punktiir, sirgjoon ja nii edasi, siis nüüd on siin allpool veel siksakid. Ehk siis, et kui ma tahan nii-öelda kasutada mõõdu tööriista, aga samal ajal näidata ka näiteks, et see on soojustuse kiht, siis mul on seda võimalik teha. Ma vaatan korraks, kuidas ta mul seda näitaks. Ma proovin korraks selle pindalaga, äkki seal on parem joont näha paremini. Style. Nii. Või siis muudan talle mingi soojustuse kihi. Ehk, et kui sa muidu kasutad lihtsalt tavalist joont, siis ta ei kuva sulle, eks ole, noh, et kui sa joonestad, kasutad tavalist joont, siis ta ei kuva sulle pikkust kohe ära, aga siin on nüüd siis sellel mõõdujoone tüübiks võimalik valida sellist tüüpi midagi ära tuntavat, siis näiteks kui sa joonestad torustikku või ma ei tea, soojustuskihti või mis iganes. Selline täiustus. Siis järgmine asi. Läheme siia samma märkuste loendisse. Ja märkuste loendil siis filtreerimine. Meil juba mõned märkused siin on, et mida, eks ole, selleks, et midagi filtreerida, peab siin olema nagu erinevad kriteeriumid. Kui ma klikin peale siin filter list, siis igale tulbale tekivad sellised ülemised all nimetusega siis lahtrid ja siit kaudu on võimalik mul siis välja võtta, kas ma tahan siin kuvada ainult neid märkusid, millel on pindala mõõdetud. Neid on siis mul parasjagu üks. Kas ma tahan näha, ehk siis kui ma saan mitut tüüpi ka, kui ma klikin kõik need läbi, siis ta näitabki mulle 3 tüüpi, klikin neid maha, siis jätab ainult viited näiteks. Tahan, oletame siis filtreerida siit välja length pikkuse ühiku, pikkuse mõõdu ja siis ühesõnaga mul on võimalik teha ka 2 kriteeriumit. Näiteks siit kaudu siis veel, et kas siis, ma ei tea, siin on numbriliselt võtta ka custom ja tahan näiteks teha sellise kriteeriumi, et näita mulle kõik pikkusühikud, mis on suuremad kui 1500 millimeetrit. Et selliselt on mul võimalik otsida välja näiteks torustike puhul, eks ole, et otsi mulle välja kõik torustikud, mis ma olen mõõdistanud, mis on suurema läbimõõduga kui, ma ei tea, 400 on, või väiksema läbimõõduga kui 400 või et kõik need kriteeriumid, mis siin, või siis võrdsed. Ja kuna seda Bluebeami tarkvara kasutavad eelarvestajad väga palju oma töös, siis sellist laadi filtreerimine on ikka väga kasulik. Need ma panin siin 1500, siis ta jätabki mulle ainult ühe siia alles. Ja mis ma sellega nüüd peale hakkan, eks ole, mõned võivad küsida. Näiteks sul on võimalik see sama nüüd siit välja eksportida kogu see tulemustik, et eks ole, sa loendad kokku, mul on praegu pikkuse mõõtega torustike puhul, loendame kokku kõik torustikud, mis on suuremad kui 400 ja nüüd eelarveks sul on seda tarvis, võimalik sul seda ka välja võtta. Seda oli enne, kui võimalik ta lihtsalt see ikoon oli enne teistsugune. Kas sa tahad teda siis CSV-sse tekstifailina või PDF-ina, eks? Sellised filtreerimise võimalused. Siis on võimalik enda loodud filtrit ka salvestada.
mis mul on siis pikkus. Ma panen lihtsalt praegu pikkuse filtri nime alla. Et sellist tüüpi filter, mis ma tegin, ma saan seda kasutada siis hiljem omaenda failis, selles konkreetses failis, mis mul siin on, aga võimalik kasutada ka teistes PDF failides, siis mitte ainult selle ühega ei ole see piiritletud. Kui ma panen siit clear all, siis ta võtab kõik filtrid maha. Võtan siit jälle pikkus, võtab uuesti tagasi. Ehk siis kiirem, mugavam andmete analüüs, ütleme siis nii. Las ma vaatan, mis veel on siin. Üks täiustus veel, mis siia juurde on tulnud, on helpi alt find tools and commands. Kas oled kodus Bluebeamis või mitte? Üldiselt, kui sa Bluebeami juba kasutad, siis sa midagi joonestustarkvaradest ilmselt tead. Nii et sa võid hakata siia lihtsalt trükkima sisse. Mõtled, tahaks mingit snappiga, et kuidas see snappi asi on? Sa kirjutan lihtsalt see snap ja siis ta kohe sulle pakub, eks ole, snap to content tahad võib-olla, kõik sõnad, milles see snap siis sees on, snap to grid, ehk siis selle millimeetri taustal on ja snap to markup, mis iganes. Või otsid mingit funktsionaalsust, ma ei tea, et length, et kuidas ma mõõdistada saan, on ju. Et siit kaudu ma saan kohe selle funktsiooni kätte. Jah, selline täiustus juures. Mis meil on veel? 20.1 funktsiooni täiustusega tuli siis juurde veel ka selline asi, et kui keegi kasutab SharePointi oma igapäevatöös, siis nüüd siis on võimalik ükskõik mis brauseri vahendusel PDF-i avamine läbi Revu, et on toetatud SharePointi nii-öelda lisaks. Siis nüüd räägin veel korraks nende mõõtude ja pikkuste kohta. Nüüd on võimalik ilma mõõtkava muutmata lisada teine mõõt mingis teises mõõtühikus. Oletame siis siin, et mul on see aken, eks ole, 1500. Nii, 1500 millimeetrites, eks ole. Nüüd ma tahan lisada siia juurde uue pikkuse. Panen ta lihtsalt siia samma juurde. Ja kui mul on see mõõt siin aktiivne praegu, siis ülevalt reast sul on võimalik valida units. Length, kas sa tahad teda siis sentimeetritesse saada, kas sa tahad seda saada meetritesse, kas sa tahad, no mingites olukordades on kilomeetrid ka, eks ole, teemas, kui me räägime pikematest maastikuplaneerimistest ja nii edasi, eks. Ühesõnaga point on selles, et ma ei pea muutma selle faili mõõtkava, seal juures ma saan näidata erinevates ühikutes mõõtu. Nii, need on nüüd need kõige põhilisemad ja olulisemad muudatused ja uuendused, mis on Bluebeam 20, tegelikult siis punkt 2 versioon kasutajale andnud. Üldiselt on Bluebeam hea tarkvara erinevateks instantsideks ja olukordadeks ja kasutusvaldkondade jaoks, kuna ta võimaldab nii-öelda luua kasutajal oma selline Bluebeami kasutaja profiil. Ehk siis selle profiiliga sa saad kõik seadistada ära, kuidas kuvatakse sinul märkused, kui suured nad on, kui väiksed on, mis värvi need tulevad, siis tool chest on Bluebeamil väga nagu siuke mugavust tekitav funktsionaalsus, kus on võimalik siis kasutajal oma tööriistad kõik ühte nii-öelda paneeli siis kokku panna ja mitte neid otsida siis siit ülevalt kuskilt, vaid ma tean, et ma teen kogu aeg märkuseid, siis mu märkuste tööriist on siin, kui ma tean, et ma kogu aeg mõõdistan, siis mu mõõdistuste tööriist on siin praegu on ainult engineeril length. Ehk siis selliseid kasutajaprofiile.
nii, sellega on praeguseks minu poolt demoga kõik. Uuendused on näidatud ja ma soovin kõigile head kasutamist. Aitäh, Eva, väga huvitav ülevaade oli. Nüüd näitan mina teile, millised on veel võimalused tarkvaratoe osas ja koolitusvõimalused. Jagan teiega kohe. Tarkvara osalise ülevaate saab väga mugavalt meie kodulehelt, kus me oleme üritanud nii võimalikult hästi ära tõlkida eesti keelde Bluebeami võimalused, kui võimalik. Ehk siis siin on kõik erinevad videod, võimalused üleval, erinevad litsentsi ostmisvõimalused, Revu erinevad paketid on näha. Siit saate vaadata ka kasutajate põhist, et kuidas näiteks arhitektide, mis on head Revus, kuidas nemad saavad ära kasutada või siis eelarvestajad. Erinevad võimalused on välja toodud siin eestikeelsed kirjeldused, kuidas, mis. Lisaks meie kodulehelt leiab ka blogi, kus me hoiame üritame lisada kõiki uuendusi, kaasa arvatud siis kõige viimased uuendused on meil siit välja toodud, et koos igasuguste piltide või asjadega, et saate eesti keeles vaadata ja lugeda. Kontaktid on olemas, kirjutate kas minule või arukad@arukad.ee peale, kui tekib küsimusi. Tahtsin näidata ka teile Bluebeami enda kodulehte, kus on hästi palju erinevaid võimalusi, nii tasulisi, aga ka väga palju tasuta õppimisvõimalusi ja just siin Resources all leiate siis Learn Revu, kus on Get Started with Revu, kus on algajale mõeldud igasugused õpetused, How to videos, need on juba ka mõeldud kasutajatele, kes tahavad konkreetseid asju juurde õppida või vaadata, mis võimalused veel on tarkvara kasutamiseks. Ja tasuta webinarid. Ma tahtsin just näidata How to videos. Et siis siit on näha kõik erinevad videovariandid siis kategooriates. Kas siis markup toolsi kohta tahate või markup listi kohta või kuidas mõõtmisi teha. Klikate siia peale ja ta annab teile erinevaid videosi, mida siis vaadata ja kuidas vaadata. Lisaks on tulemas Londoni poolt ka 2 webinari, nii 14. aprill kui 21. aprill, mis on kindlasti väga kasulikud. Soovitan liituda teil. Tänaseks on minu poolt kõik. Kas on tekkinud mõnda küsimust või midagi, millele me saame vastata? Nii Eva kui mina oleme valmis vastama. Andke märku, kes soovib. Vist ei ole hetkel. Eva, on sul veel midagi lisada? Ma lihtsalt mõtlesin ka seda öelda, et kui kellelgi peaks tekkima küsimusi, siis alati on võimalik ka kirjutada, et võib-olla kui kohe hooga ei ole midagi öelda. Ja, täpselt. Kõige kiiremad vastused saab, kui kirjutada mulle otse terje.korberg@arukad.ee. Et vastan meeleldi kõikidele küsimustele. Aga ilusat päeva jätku teile ja meie poolt kõik.